Kampus ja Roald Johanson olid meil külas viimane kord reedel, kui nad lubasid minna pühapäeval läbima Tartu maratoni ja üks igatahes on kindel, nad on mõlemad selle läbinud ja Meelis läbis ajaga 7:20:56. Tema me saime ka raja ääres seisva operaatori kaamerapilti. Kahjuks Roaldit ei jõudnud kaameramees ära oodata, aga vaatame, kuidas siis Meelise kommentaarid olid vahetult pärast seda, kui ta rajalt oli tulnud ja oli seal üle 7 tunni suusatanud. Aja peale selle läbi, kes see peaks siis mõnid olen selle eest ka auhinna välja. Auhind on siis... Kuradi jalad on nagu pakud all praegu. Kaaluvad 10 kilo kumbki. Mis ajaga sa tulid? Ma lootsin mahtuda siiski aja sisse, mis algas 6-ga. See ei õnnestunud mul sel aastal. Äkki see oli nüüd 7 tundi 20, mis peaks olema minu isiklik rekord siiski. Rada oli väga raske. Ma tegin elusõidu. Ma ei kahetse midagi. Mis kõige raskem oli? Mis kõige raskem koht oli raja peal? Ma ei oskagi öelda, mis see kõige raskem koht on. Võib-olla need viimased kilomeetrid. Need venivad ja võib-olla see raja profiil on ka lõpus selline tasane. Tundub, see metsasihti lõpeb mitte kunagi ära. Sa ei jõua mitte kunagi sinna kohale. Esimesed kilomeetrid lähevad 10 kaupa, nii et sa ei pane tähelegi. Aga sellist nullpunkti või surnud punkti minu jaoks ei saabunud. See on päris huvitav. Sest et see 63 muutub hästi suhteliseks. See raja peal olles sa ei mõtle nende kilomeetrite peale. Sa mõtled nagu jupi kaupa sellest maratonist. Ja sellepärast see ei ole ka võib-olla niivõrd psühholoogiliselt raske läbida. Kui sa hakkaksid mõtlema selle peale, et mul on lõpuni veel 50 minna, ma arvan, et ma ei oleks pruukinud lõpetada, kui see teadmine oleks sees. Nii et mitte vaim ei väsi, vaid keha ikkagi? Keha jaa, mul ikkagi, ma ei hakka varjama. Hing on paelaga kaelas. Kampus, jah? Mis see Tartu maraton on? Kui püüda teda defineerida, siis mis asi see on? See on suusapüha. See on suusapüha, see ei ole suusavõistlus. Ma arvan, et see võistlus on see väga väheste jaoks. Ma ei tunne kedagi, kes tunneks kedagi, kes käiks siin võistlemas. Ja ega mul ka ei olnud, et nädal enne seda starti vaatan peeglisse, mulle Veerpalu vastu vaatab. Ei. Aitäh Ave Marleenile, kes neid küsimusi esitas ja tere ka Roald. Ma saan aru, et sind motiveeris ka kõvasti see, et sa siin reedel jõudsid uhkustada, et sa umbes 6 tunniga sõidad selle raja läbi ja et sa läbisid selle tõepoolest. Tegelikult ma ju ei uhkustanud. Ma ütlesin, et väga hea tulemus oleks 6 tunniga läbi sõita, optimaalne on 7-ga ja 8 oleks selline kehvem, eks ole. Läks natuke halvemini kui kehvem. Aga minu eesmärk oli maraton läbi teha ja ma tegin ta läbi. Su aeg oli 8 tundi, 31 minutit ja 26 sekundit. Sa ei olnud sugugi mitte päris viimane. Kas seda on vaja rõhutada seda aega? 8 tundi, 31 ja 26. Sa ei olnud üldse viimane. Ma tahtsin öelda, et sul pärast sind tuli veel minu andmetel 62 inimest ja viimane nendest oli Johan Klaes-Grönvall, kes sai aja 10 tundi ja 23 minutit ja 13 sekundit, et 2 tundi sõitis sus suisa veel aega. See oli väga hästi sul. Oli sul ka raja peal mõningaid sellised hetki, kus sa mõtlesid tõesti, et vaatamata sellele, et tahad ennast proovile panna, jätan pooleli? Muidugi oli.